Tere tulemast peategelase YouTube'i kanalile. Ma olen siin restoran Või ees ning lähen kesklinna ja dokumenteerin, kas ma leian kedagi, kes tahaks minuga koos luksuslikku restorani tulla. Keegi, kellel päriselt ka õhtusööki vaja oleks. Aga kes olen mina? Tere, mina olen peategelane ja ma teen lühivideoid, kus näitan inimeste ehtsaid ning igapäevareaktsioone. Nende videotega tahan innustada eestlasi rohkem tänaval suhtlema ning märkama kaaskodanikke. Oi, kui tore, issand. Et selliseid mehi, pisar tuleb silma. Kui sa oled kunagi mõelnud, et kes on selle banaanipildi taga ja miks ma seda üldse teen, siis selles videos ma räägin sellest. Aga tagasi tänase missiooni juurde. Küsides inimestelt, kas nad tahavad minuga sööma tulla, sain ma palju eitavaid vastuseid. Kas te minuga restorani tahaksite tulla? Miks? Naistega restoran. Naistega restoranis, jah? No mina ei sobi siis. Sa oled mees. Aitäh, Ei taha. kõht täis. Mul oli juba tunne, et keegi ei taha minuga kaasa tulla, kuid lõpuks ma leidsin selle härra. See on hea küsimus, mul võib-olla üks tuttav tuleb poest ka, võib-olla tema. Ta on siuke, kellel ei ole öömaja ega midagi, et... Tundus, et ta kirjeldas täpselt sellist inimest, nagu mina otsin. Ootasin, kuniks ta poest välja tuleb ja läksin küsima. Tervist, härra. Kas teil on kõht tühi? Selgitasin pikalt, et tasuta õhtusöögid on päriselt olemas. Ta oli nõus tulema, kuid tal oli üks tingimus. Õhtusöögi juures on üks õllu ka oluline. Üks õlu on olemas. Nõus? Nõus. Teeme. Lähme. Muidugi. Lõpuks leidsin toreda Eesti mehe Kalle, kes tuleb minuga koos restorani. Ta küsis kõht õlut, kuid see ei jää täna ainsaks õlleks. Kus sa? Kõik korras? Tellisin meile takso ja läksime Või poole. Tuleb siit. Aga seal samas ongi. No teie nimi oli siis Kalle? Jah. Kalle. Sinu nimi on Kalle. Minu nimi ei ole Kalle. Ära teieta. Jah, Kalle. Ma ei teieta sind. Kus restorani sa viid? Tähendab, sööma kohta. Sööma kohta. Restoran on see Või restoran. Peategelasele oli reserveering. Jaa, kohe vaatame. Aga ma juhandan teid lauda. Peidetud kaamerad olid juba enne meie saabumist üles seatud. Meie istusime maha ja alustasime tellimisega. Mullivett ei taha. Ma hea meelega võtaks kohe prae kõrvale õlle. Mulle millegi pärast meeldib nii. Kas ma saan teile pakkuda vett gaasiga või ilma? Tead, tee siukest asja. Pakku mulle mingit kummalist õlut, mida ma ei ole enne... Kummalist õlut? Jah. Ma olen Aleksandri fänn. Aleksandri fänn. Aga ma ei taha seda praegu siin. Kahjuks Aleksandri ei ole. Üllatav. Üllatan. Teeme nii. Tead, teeme tuunikala carpaccio. Tuunikala carpaccio. Teeme nii. Võtaks ka siis tuunikala carpaccio. Siin on veel kõik härjasaba supp. No. Aga ei, ma ei taha nii. Ma ei jõua korraga ära tampida. Pierra Maretti õlut. Otse Itaaliast. Võib-olla see on natukene halvem kui Aleksander. Ei, asi pole selles. Ma olen õllegurmaan. Ta ei hakka vastu. Ta on jahe, mõnus, täpselt. Tin. Kahju, et ta nii väike pudel on. Ja tõesti kahju, et see nii väike pudel on. Aga nüüd tuleb ettekandjalt ootamatu üllatus. Külalised, mul on teile suke pakkumine. Kuna te olete nii ägedad ja nii huvitavad. Ta pakkus meile võimalust istuda privaatsemas VIP-lauas ja meie võtsime selle pakkumise meeleldi vastu. Nagu teile, või kiidale. Te võite minuga koos kaasa tulla. Davai, teeme nii. Head arekud. Ja ma valmistasin teile ette niisuguse romantilise laua just nagu siin. Voh sa kurat. Prooviks nüüd seda kuradi... Vabandust, ma ei tahtnud nii öelda. Mis sul see teine õlu oli? Estrella. Vot. Sama kool, aga mõrkem, humaanlasem. Eelmine oli parem. Aga aitab nüüd õlust ja lähme eelragalale. Esimene käik saabus. See on meie siis tuunikala carpaccio. Hämmastav. Ma pean küsima ta käest, kuidas ta teeb seda. Pärast tuunikala carpacciot rääkis Kalle mulle natuke oma elust. Ma isegi läksingi lahku, sellepärast, et
mu sõber hakkas vana Tallinnat jooma. Kogu aeg tuli töölt minu juurest läbi ja vanakas näpu otsas. Ja siis vanakas nagu ei olekski nagu viin. Libistad lihtsalt ja teed grilli ja libistad ja siis ma ütlesin talle ära, et kurat, jätame vanaka nüüd ära, et too mulle six-pack, libistame õllekest ja kurat, siis hakkas kuradi jäägermeistriga tulema. Liitrine jääger näkku ja siis tuleb elamas järgi Kalle tööle. Siis ürita vabandada naise ees ja ülemuse ees. Mis jooksin päästad? Aine õlu. ei no see on elu, see on elu. Ei, see on õlu. Vaat see on hea. Mitte kunagi ära tee sellist asja. No aga mida ma siis ei tohiks teha? Hakkame otsast pihta, jah? No, Nii, ära kunagi vaata alkoholiletti. Ära kunagi vaata sigaretti. Ära kunagi vaata võõrad naised. Jää küll selle vaja. Jää küll mui jätkata küll. pärast Kalle elutarkusi toodi lauda ka meie pearoad. Steakid, New York steak. Ja, no ta peaks olema oluliselt suurem küll, aga las ta jääb. no, bon appetit, Kalle. Bon appetit sulle ka. Mis te tavaliselt sööte siis? Jälle sa teietad mind. No, Ära teieta. no raskeks saab. Ma tean. No mis sa tavaliselt sööd? Kiirnuusid. Kiirnuudel. Või mingi Maxima kuradi viinereid või ma ei tea. järgmine õlukäik on meil siis Põhjala punane laager. Okei. Kuidas teile maitseb? Ma ei saa rääkida praegu. Selge, teeme nii. See võib keele alla lihtsalt. Ma unustasin praegu õlle joomisega ära. Nuudlite ja Maxima viinerite vahele oli steik nii hea, et võttis Kalle lausa ohkama. No nii, saite ilusti hakkama. Ära räägi, võttis urmale. Selge. Nii, kas lähme magustoidu peale? Magustoitu, tahad ka? Ma ei tea, mis on. See on siuke magus, mis on toit. Ma pean ära katsetama. Šokolaadifondanti Ma ei või tea, mis passioonisufleed. Kumb sulle rohkem meeldib? Ma ei tea, ma pole sufleed kunagi maitsenud. Noh. Šokolaadi ma olen maitsenud küll. Šokolaadi, aga siis saab vähemalt proovida. Teeme ära. Teeme ära. Ja suflee. Mul võttis praegu pisar silma. Nii kuum oli või? Aga maitse on nii kuradi hea. Mis jälle jälle peal? Kurat, see ei ole üldse meeldiv. Pean jälle alla ronima. Nuudlid on siis põhitoiduks ja mis magustoiduks on tavaliselt? Jäts. Kuradi lahe. On mingi bränd? Vanille ninja. Aa, See on jumala hea ju. jah, see on tõesti hea. Vanille Ninja läheb nüüd Eurovisioonile ka, kuulsid? Kuulsin jah, ta kaotab seal. Kahjuks kaotab. aga mis te Germo Murelist arvate, olete kuulnud? Ei tea. Ei tea. Minu jaoks oleks Nublu pidanud minema sinna. Nublu või? Jaa, Nublu on nii lahe ju. No on küll, jah. ja nüüd tuleb Kalle viimane tellimus. Tead, Nii, kui sul veel võimalus on seda esimest õlut, esimest õlu. teeks äraminekuks esimese õlle. Muuseas, see ei ole kõige parem. Okei. Mulle ei maitse. Okei. Aga vägistan sisse. Kus nüüd kulistas? Kõik korras? Ja. Aga kui sai juba piisavalt söödud ja joodud, oli aeg restoranist lahkuda. Nüüd teeme külmaarve või? anname kohe jooksu. Paneme jooksu muidugi. Sa siin otsustada. Jooksu me siiski ei pannud. Aitäh restoran Võivõile ning ka muidugi Kallele, kes oli nõus minuga õhtusöögile tulema. Ole aga selge. Aitäh, et tulid. No kuule. Aitäh on palju viiekast küll. Kuule, davai siis. Ole tubli ja... Peame ühendust. Vahetasime Kallega ka telefoninumbreid. Kallel oli lahe huumorimeel ja ta suhtub ellu positiivselt. Me vestlesime restoranis kokku üle 2 tunni. Igal inimesel tänaval on oma lugu. Mõnikord peab lihtsalt korra peatuma, et seda kuulda. Ja just siin YouTube'i kanalil ma näitan esmakordselt oma nägu ja räägin seda, kes ma olen, kuidas ma seda kõike teen ning tutvustan ennast. Kui YouTube'is saab 1000 subscriberit täis, siis ma teen oma face reveal'i. Kui sa tahad näha seda ja veel sellist tüüpi videoid, siis toeta seda kanalit ning kui sulle meeldis see video, siis lükka pöial sinna ülesse poole.